see sai alguse kuskil enne, kui ma olin teismeline. Hakkas nädalavahetustega pihta, kus tuli alkohol. Peale sõjaväge proovisin ma esimest korda amfetamiini. Ja see oli triibu tõmbamine, see oli ühel peol. Aga see üsna kiiresti või üsna ruttu kasvas, see läks üle süstimiseks. Et ühe sõbraga me hakkasime siis koos süstima. See oli uus asi ja see oli nagu põnev, see tõmmas. Ja see hakkas toimuma päris tihti. Algus oli amfetamiin, siis tuli heroiin. Mingilt maalt oli sünteetiline heroiin, hiinlane. Suveti käisime isegi aiamaade peal Paide linnas mooni korjamas. Sellest valmistati, sealt tuli oopumi ja peaaegu nagu heroiin. Aga see kasvas ja see läks. Ta käis nagu mõõnadega. Kuni aga see sõltuvus mingil ajal võttis nagu pöörde. Et see oli nagu, see süvenes. Tutvusringkond, sõbrad ümber tegid seda sama. Palju oli need, kes tegid üledoosi lihtsalt. See lihtsalt, see lõpeb sellega, see jäägi kestma, see pidu ja see lõpeb ühe korra. Ja tavaliselt see lõpeb ikkagi seal, et inimesed surevad ära. Kuni ühel päeval mu hea sõber suri ära. Ta ei vastanud enam telefonile ja me murdsime uksest sisse, ta korteri uksest sisse ja ma nägin teda surnuna maas. Oli ka sellised juhtumid, kui ma ise läksin ja tõin inimesele narkootikume ja mu silma all suri inimene ära. Et selle narkootikumiga käis palju surma kaasas tegelikult. Ja sellist halbu emotsioon, aga too hetk sa ei teadvusta või sa saad aru, et midagi on nagu juhtunud, aga see ei muuda sind tegelikult. Ma satsin vanglasse kõigepealt Taani ja sealt edasi Soome. Seal olid röövimised, narkootikumid. Kui ma jõudsin Soome vanglasse ja hakkas eeluurimine Soome politseis, siis ma mõtlesin selle elu üle järele, mis on olnud, et mul on kõrvalt sõbrad surnud, mul on tuttavad, lähedased, kellega ma läbi käisin. Need on nii palju, kes on surnud. Aga mina elan. Ja ma sain seal vangimaas teada, kui ma helestasin koju, et mu isa on raskesti haige ja kui ma välja tulin, siis juhtus hoopis niimoodi, et ema suri ära. Ja muidugi peale ema surma ei läinud kaua aega, kui suri ka isa ära. Ma hakkasin palvetama. Ja ma palvetasin, et Jumal, anna mulle andeks, mis ma olen teinud. See elu, mis ma olen elanud ja palusin andeks nende röövimiste eest, mis ma olen röövinud ja siis ma hakkasin seal kirikus käima ja raamatukogus ma sain eestikeelse piibli, ma hakkasin piiblit lugema. Aga oma sõpradega seal kambris olles, siis kui hakkas lähenema see vabanemisaeg, siis sõber ütles, et lähed välja, lähed vana elu peale tagasi. Ütlesin, see ei lähe nii, et 6 aega ma olen kindlasti kahine, vähemalt algus. Aga kui ma vabanesin vanglast, siis ei läinudki minu mäletamist mööda, ei läinud isegi vist nädalat mööda. Ühel ja samal päeval tuli alkohol, marihuana, amfetamiin, ekstasi, hiinlane, ma süstisin nagu kõik ühel päeval. Aga ma käisin aeg-ajalt ikkagi kirikus palvetamas. Huvitaval kombel see oli sama päev, täpselt 8. jaanuar 2012, kui mu ema suri ja samal päeval ma läksin kogudusse. Ja kui ma läksin kogudusse, ma sain päästetud, ma ütlesin elu Jeesusele. Peale selle, kui ma sain päästetud, on elu täielikult muutunud. See vana elu ja selle uue elu, selle vahe on nii suur. Nüüd, tänu Jumalale on see, et ma olen kihlunud, ma varsti abiellun, mul on töökoht, ma olen terve,
mul on hea kogudus, kus ma käin, mul on õed ja vennad ümber, kes armastavad mind, mina armastan neid. On tulnud uusi tutvusi, et elu on rõõmsam, rahu on tulnud südamesse. Eks ma mõtlesin, et millal see nagu alguse sai, aga kuskilt sealt samast, kas pääsmisest, kui ma andsin elu Jeesusele, mul ei olnud enam sõltuvust. Ja siiamaani üle 4,5 aasta ma ei ole tarvitanud ei alkoholi, ei teinud suitsu, ei marihuanat, narkootikume. Ma olen vaba sellest, täiesti vaba. Minu nimi on Urve Pudakevitš ja see on minu lugu Jumalaga.